järgmiseks teemaks on lapsed ja ajakirjandus, millega arvestada. Ja enne veel, kui me ka meie esinejad sisse juhatame, ütlen ikka teile kõigile kallid vaatajad, et YouTube'is võite te alati ka küsimusi küsida, millest me võimalikult paljudele proovime ka vastata hiljem. Nüüd aga meie armsad esinejad, Tuuli-Britt Vaga, kes on Sotsiaalkindlustusameti nõustamisteenuste talitluse konsultant. Ja Heli Suvi, Sotsiaalkindlustusameti arendus- ja ennetustalituse nõunik. Palun. Tere ka meie poolt, nagu armsad sissejuhatajad juba ütlesid, siis mina olen Tuuli-Britt ja minuga on kaasas siis minu kolleeg Heli ja oleme Sotsiaalkindlustusametist lastekaitseosakonnast ja meie siis räägime teemal lapsed ja ajakirjandus ning millega arvestada. Ja lisaks siis ka nendel teemadel, kui lastekaitselood mõnikord satuvad siis meediasse ja avalikkuse ette. Kuna sageli lapsi puudutavad lood ajakirjanduses on seotud ka abivajavate laste ja lastekaitsetööga ning kuna osalejate seas on palju ka ajakirjanduse inimesi ja võib-olla veel mitmest erinevast valdkonnast inimesi, siis anname kõigepealt ülevaate põgusalt, et mis see lastekaitsetöö endast täpselt kujutab. Lastekaitsetöötaja töötab kohalikus omavalitsuses ja tema tööks on seista lapse õiguste ja heaolu eest. Et lapse elukeskkond oleks turvaline ja tema arengut toetav. Nagu jooniselt näha, siis lastekaitsetöötaja otsuste keskpunktis on alati laps ja lapse huvid ning külgedel olevad valdkonnad on teised väga oluliselt last puudutavad valdkonnad. Oma igapäevatöös lastekaitsetöötaja kasutab täpselt sedasama tööriista, et abimeetmete planeerimisel siis hinnata lapse olukorda ja tema abivajadust võimalikult mitmekülgselt. Kuigi lastekaitsetöötaja töö on mitmetahuline, ei saa ta olla igas valdkonnas ekspert. Ning lapse ja pere parimal moel abistamiseks teeb lastekaitsetöötaja tihedat koostööd erinevate valdkondade spetsialistidega. Näiteks haridus, õiguskaitse, sotsiaaltöö, tervishoid, noorsootöö ja nii edasi. Ning nagu joonisel on siis Sotsiaalministeeriumi välja töötatud lapse õiguste ja heaolu tagamise tervikpilt ning nagu sellelt näha on, siis lisaks kodule on mitmeid teisi olulisi last puudutavaid valdkondi, näiteks lasteaed, kool, huviharidus ja nii edasi. Ning lastekaitsetöötaja on siis see, kes koondab kokku nende valdkondade vajalikud asjatundjad ning on selle võrgustiku liikmeks ja kooshoidjaks. Et ühiselt mõelda siis, kuidas parimal moel last abistada. Ning nii saavad ka laps ja perekond olla kindlad, et kui kõik need spetsialistid, kes abivajaduse korral nendega toimetavad, et nad teevad seda ühise eesmärgi nimel. Ja sobivaid lahendusi ja abimeetmeid otsitakse reeglina alati koos lapse ja perega. Ja kui vaadata statistikale otsa, siis mis selle lastekaitsetöötaja töölaual peamiselt on? Peamised teemad, mida numbrid näitavad, on näiteks lapse tervislikust seisundist või puudest tulenev abivajadus või lapse riskikäitumine või hariduslikust või muust erivajadusest tulenev abivajadus. Lastekaitse on väga emotsionaalne teema ning osalistel võib olla teinekord erinev arusaam sellest, mis on lapsele hea ja vajalik. Ja vahel võib juhtuda siis nii, et lapse lähedased soovivad lastekaitsetöötaja asemel teha koostööd hoopis meedia ja avalikkusega. Sellisel juhul jõuab abivajava lapse lugu meediani ning tekib ka kokkupuude meedia ja lastekaitsetöötaja vahel.
Abivajava lapse ja tema loo meedias käsitlemine võib tunduda lapse lähedastele ja ka laiemalt ajakirjanikele justkui lapse abistamisena. Aga tegelikult see enamasti nii lihtne ikkagi ei ole. Sest tegelikkus võib olla märksa raskem ja see võib hoopis loodetud kasu asemel tuua lapse jaoks kaasa kahju. Näiteks on olnud juhtumeid, kus abivajavad lapsed on meedias olnud äratuntud ning sellisel juhul on juhtunud, et lisaks olemasolevale abivajadusele, mida siis püütakse meediasse pöördumisega lahendada, võib lisanduda näiteks koolikiusamine, mis konkreetsel näitel tegi abivajavate laste olukorra palju-palju hullemaks. Seega võib öelda, et enamasti ei ole negatiivse lastekaitse loo meedias käsitlemine kuidagi lapse huvides. Eriti, kui on oht, et laps võib olla kuidagigi moodi äratuntav. Kui lapse lähedased siis oma looga meediasse pöörduvad, vahet ei ole, kas siis ajakirjanike kaudu või sotsiaalmeediasse, ja see lugu sisaldab endast konflikti, võib tekkida ka olukord, kus lapse lähedased siis püüdes näidata oma seda poolt ja oma neid seisukohti meedias kuvada ja tõendada, püüavad siis salvestada näiteks lastekaitsetöötajaga vestlust. Et siinkohal on oluline välja tuua, et lastekaitsetöötaja, kui ta saab info selle vestluse salvestamise kohta, siis tal on lapse andmete kaitseks õigus paluda siis seda salvestamise lõpetamist. Või kui salvestamist ei lõpetata, lõpetada see kohtumine või telefonikõne või mis iganes formaadis seda vestlust siis salvestatakse. Lastekaitsetöötajad seob konfidentsiaalsuskohustus. See, kui lastekaitsetöötaja ei saa meediale oma versiooni loost jutustada, ei tähenda see seda, et ta salatseb või varjab. Kui vanemad justkui saavad meedias rääkida kõiki üksikasju ja nii edasi, siis lastekaitsetöötaja seda paraku teha ei saa. Kuivõrd on lastekaitsetöötaja roll seista lapse huvide ja õiguste eest, siis ei saa ta jagada meedias ka üksikasju siis, kui vanemad seda teha lubavad. Et võib juhtuda, et vanemad lubavad infot jagada või üks vanem seda lubab teha, aga tegelikult vanema nii-öelda luba meedias seda lugu käsitleda ei tähenda seda, et lugu automaatselt vastab lapse huvidele. Ja lastekaitsetöötaja roll on siis selle eest seista, et olukord ei läheks lapse jaoks hullemaks. Kui näiteks üks vanem on looga meediasse läinud, aga teine vanem näiteks lastekaitsetöötajaga koostöös siiski leiab, et ei ole lapse huvidest lähtuv selle loo avalik käsitlemine, siis on võimalik vanemal pöörduda kas siis selle meediaväljaande poole või näiteks Andmekaitse Inspektsiooni poole, kellega koostöös siis saavutada seda, et last puudutavad andmed ikkagi avalikkuse eest maha võtta. Lastekaitselood võivad sageli jääda kajama ühepoolselt. Nagu öeldud, siis lastekaitsetöötajal on konfidentsiaalsuskohustus ja ta ei saa jutustada meediale nii-öelda oma versiooni sellest loost ja täpsustada mingeid fakte, mis võib-olla üldse meediasse jõudnud ei ole. Et siinkohal on oluline nii ajakirjanikel kui ka laiemalt kõigil mõelda selle peale, et igal lool on enamasti mitu poolt ning mõelda selle peale, kui seda lugu sellisel kujul lugeda. Näiteks on levinud müüt, et lastekaitsetöötaja peamine tööülesanne on laste perest eraldamine. Kui vaadata numbreid, siis näiteks praegusel hetkel on ümmarguselt Eestis 270 lastekaitsetöötajat. Lapse perest eraldamisi, aga viimaste andmete kohaselt oli vähem kui 300. Nii et need numbrid juba räägivad nii mõndagi.
ning vaadates seda pilti natukene kaugemalt, näiteks 6 aasta taguselt, siis need numbrid on ajas kogu aeg ikkagi järjest vähenenud. Ja lisaks saab tuua näite, kus paratamatult mõnes olukorras on meedias jäänud kuvama lugu, kuidas salakaval ja kuri süsteem lastekaitsetöö või lastekaitsetöötaja näol on siis üksiku lihtsa abi vajava inimese vastu. Aga siin on jällegi oluline üle korrata see, et see, mida meediasse pöördunud pool kuvada soovib, ei ole alati tervikpilt. Ning lisaks on mõistlik mõelda ka selle peale laiemalt, et tänane negatiivselt kajastatud, võib-olla natukene vürtsitatud lastekaitselugu mõjutab väga suure tõenäosusega homset abi vajavat inimest, homset abi vajavat last või perekonda. Kas see laps, kes täna loeb meediast mõnda negatiivset üksikkaasust, julgeb homme võib-olla hoopis mõnes teises piirkonnas minna ja abi küsida. Rääkisime lastekaitsetöö konfidentsiaalsusest ja sellest, et lastekaitsetöötaja enamasti ei saa omapoolset versiooni loost kuvada. Aga millist infot saab lastekaitsetöötaja anda? Ja mida näiteks reeglina ka võiks lastekaitsetöötaja käest küsida, et lugu terviklikumalt ka ise mõista? Lastekaitsetöötaja saab jagada üldist praktikat laiemalt, millest näiteks lastekaitsetöötaja üldiselt otsuste tegemisel lähtub, milline on reeglina praktika sarnastes olukordades, milliseid erinevaid võimalusi näiteks üldse selliste lugude puhul kasutada saab, millised on need võimalikud abimeetmed üldse ja nii edasi ja nii edasi, et ka see on tegelikult väga-väga oluline info, mis aitab loo kirjutajal, ajakirjanikul või ka tegelikult loo lugejal mõista natukene rohkem seda konteksti. Ehk siis, kui lastekaitsetöötaja ei saa hoida ära loo ühepoolset kuvamist sellega, et ta räägib omapoolse versiooni tegelikult loost, siis saab ta hoida loo ühepoolselt kuvamise ära sellega, et ta selgitab seda konteksti nii-öelda läbi praktiliste näidete ja läbi selle töö tutvustamise. Et siin ennem toodud perest eraldamine, et selle näitel on võimalik lastekaitsetöötaja käest näiteks küsida, et kuidas üldse tavaliselt lood jõuavad laste perest eraldamiseni. Või kes teeb otsuse laste perest eraldamiseks, mis sellele eelneb, mis sellele järgneb ja nii edasi ja nii edasi. Et need võivad olla tegelikult väga olulise kaaluga asjaolud, mis aitavad siis seda konteksti mõista ja lugejal ka natukene rohkem näha selle loo teist poolt. Ja kui nüüd siis ajakirjanik on kõik selle jutu ära kuulnud ja helistab ja ütleb, et aga avalik huvi on nii suur selle teema vastu ja sellepärast peaks sellest teemast rääkima, siis tekibki küsimus, et mis avalik huvi siis tegelikult on ja kuidas me seda avalikku huvi ikkagi väga selgelt siis piiridesse paneme ja tuleb välja, et ongi nagu mitmeid erinevaid lähenemisi, et üks on see, millest räägitakse siis õiguslikus arusaamaseks, teine on see, mida me oleme harjunud ka käsitlema üldise huviga ja üldise huvi puhul on tõesti nii, et seda üldist huvi pakutavaks loetakse teavet, mis puudutab suurt hulka inimesi, ehk siis sotsiaalteemad, mis puudutavad suurt hulka inimesi, peaksid siis olema üldist huvi pakkuvad. Samas, kui me võtame lapse ja võtame alaealiste huvid, siis isegi kohtupraktika seab alaealiste huvid ettepoole väljendusvabadusest. Ehk et isegi väga raske kuriteo puhul me ei saa seda alaealist avaldada. Ja siin on juba ka korduvalt läbi käinud ikkagi see mõte, et kui meedia ikkagi nüüd otsustab avaliku huvi survel sellest loost kirjutada, siis olenemata sellest, kas lastevanemate või lapsevanema nõusolek on olemas, peaks ta ikkagi
ka ise see ajakirjanik või see meediakanal läbi laskma selle info ja mõtlema, et kas see on ikka tegelikult lapse huvides, sest seda peab vaatama ka perspektiivist, nagu Tuuli-Britt juba siin välja tõi näite. Ja Tuuli-Britt ütles ka seda, et erinevatel osapooltel tegelikult ongi laste huvidest ja laste õigustest erinevad nägemused ja sellepärast meie lastekaitsetöötajad ongi need, kes tegelikult ei pea arvestama lapsevanema nõusolekuga, kui nad näevad, et lapse huvi on ohus ja nende eesmärk on ikkagi last kaitsta. Ehk et siis lapse õigused ikkagi peaksid üldiselt kaaluma üle selle avaliku huvi teema vastu. Kindlasti ajakirjanikud teavad, hiljem tulevad peale meid, vist tulevad ju kohe kõnelema, teavad väga selgelt ise rääkida ajakirjanduseetika koodeksist, mis seab ajakirjanikele teatud piirid. Ja kus on väga selgelt tegelikult öeldud, eks, et millisel juhul ja kuidas tohib lapsi intervjueerida ja ma tegelikult tõesti tänan ajakirjanikke selle eest, et need kajastused, mis Eesti last ikkagi suuremalt jaolt näitavad või kirjeldavad Eesti lapsega juhtunut kirjeldavad, siis need on ikkagi väga professionaalselt kirjutatud. Aga selles ilusas suures meepotis on ikkagi paar tilka tõrva ka ja sellepärast me sellest kõigest ka täna räägime, et meie töö on kaitsta laste huvisid, teie tahate ajakirjanikud kaitsta lapsi, me näeme seda, aga ikkagi kusagilt aeg-ajalt lähevad need teed nagu risti ja me näeme omalt poolt, et ikkagi lapse huvisid on kahjustatud. Isikukaitse andmete seadus on, eks ju, see, mis väga palju reguleerib samamoodi ikkagi neid õigusi, mis ühel inimesel on ja lapse õigustest ka juba eelpool väga palju kõneleti, nii et ärgem unustagem ära, et ka lapsel on õigused. Andmekaitse Inspektsioon tegi just nädal tagasi koolituse, ma nüüd püüan selle pealkirja niimoodi ilmekalt ette lugeda, kaamerad. Ja seal räägiti tegelikult väga palju sellest, et kaamerad on saanud relvaks inimeste vahelistes konfliktides ja oma tahtmise saamises ja väga tihti püütakse seda kasutada oma õiguste kaitseks ja toodi välja just hooldusküsimuste teemad. Kuid ikkagi läbiv oli see, et igasuguse avaldamise jaoks peab olema õiguslik alus. Avalik huvi. Kas kogukonna liikmete huvi on avalik huvi? Kas küla liikmete huvi on avalik huvi? Kas maja elanike huvi? Miks käis nende majas politseinik või lastekaitsetöötaja, on avalik huvi? Tahaks öelda ju, et ei ole, sest see ei puuduta ju väga suurt osa avalikust. Aga ikkagi on meil olemas meie telepildis näide, kus üks lapsevanem annab kommentaari ja teise lapsevanema kommentaar lastakse videona ja see lapsevanem ütleb, ma palun, et seda kommentaari ei avaldataks. Ja see on kõikidele televaatajatele näha. Hästi oluline on selle sama ajakirjaniku roll tegelikult lapse loo tegemisel. Ja jällegi juba korduvalt me ütlesime seda, et ei loe, et vanemate nõusolek on olemas, eks, ja laps on ise valmis võib-olla rääkima. Ikkagi see pikk perspektiiv on see, mida me ootame ajakirjanikult, et see ei oleks see ühekordne lugu, et see ei kahjustaks last ei täna, homme ega ülehomme. Ja siin on väike soovitus, et kui nagu ajakirjanikud te kahtlete, olge head, kutsuge meid lastekaitsetöötajaid juurde juba siis, kui te hakkate seda lugu välja mõtlema, seda lugu looma, kirjutama alguses. Me anname teile nõu, mida tohib, mida me saame rääkida, võib-olla pakume alternatiive, et väga hea koostöö on meil siin ikkagi Eesti ajakirjanduses olemas Sotsiaalkindlustusametis ja need tulemused, me oleme mõlemad osapooled, 3 osapoolt võib öelda, aga pere ja lapsed on alati sellega rahul olnud. Sest tihti võib juhtuda nii, et lapsed nagu asuvad võistlema või laste huvid nagu asuvad võistlema hoopis teiste huvidega lastega lugude kajastamisel. Ja kuna nad on väikesed ja nad ei suuda oma huvisid ise kaitsta, siis tegelikult eeldame meie ikkagi seda, et lapse huvi peab olema primaarne, sest tema on selles arengus, selles loo kirjutamises ju kõige nõrgem pool. Ja muidugi lapsevanematel on õigus arvamust avaldada, aga ka seda on öeldud konventsioonis, et laps ei ole vanemate omand, ehk et siis nii nagu ka eelpool räägitud, lapse arvamus on hästi oluline.
meil on olemas näiteid, kus tegelikult mõlemad vanemad on nagu nõus, et minnakse looga meediasse ja siis päev enne avaldamist pöördutakse meie poole ja küsitakse, et ei tea, kas see ikka on õige mõte. Äkki me peaksime ei ütlema. Aga kallid lapsevanemad, kes te kuulate, siis on juba hilja, eks. Teil on juba kokkuleppend meediaga tegelikult ju sõlmitud. Võib-olla olete isegi allkirjastanud mõned dokumendid. Nii et ikkagi jälle jõuan sinna selle juurde, et kaasake meid kohe alguses, me anname nõu, me toetame. Ja miks me näeme nagu veel probleemi on see, et ikkagi aeg-ajalt on meie lapsed nendes lugudes äratuntavad. Ja nii nagu Tuuli-Britt ka tõi eelnevalt näite, et sellele abivajaduse siis abile järgneb tegelikult järgne abivajaduseks ja koolikius on siin tõesti väga, väga levinud. Ja seda öeldi juba ka eespool, et tihti, miks lapsevanemad vajavad võib-olla rohkem nõustamist, on see, et neil ei ole kogemusi meediaga suhtlemisel. Nad ei ole elus võib-olla ühtegi intervjuud andnud. Nad võib-olla pole rääkinud ka otse kaamerasse, nii nagu meie seda teeme. Aga ajakirjanikul on kogemus ja ajakirjanik on näinud ka seda, kuidas elu läheb elama peale lugu, kuidas lugu areneb edasi. Ja võt kõike seda tuleb tegelikult ka lastevanematele väga selgelt rääkida, kui nad on andnud nõusoleku ikkagi tulla eetrisse. Väga hästi öeldakse ajakirjanduse eetikakoodeksis, et vanemate vaidlusi laste hooldusküsimuste üle üldjuhul ei kajastata. Aga kui me vaatame kajastusi, siis ikkagi selle künnise ületavad suurel määral just hooldusõigusi puudutavad teemad. Ja jälle, kui ajakirjandusmaastikust või meediaruumist saab vanemate omavahelise võitluse tanner, siis kuhu jääb laps? Kes kaitseb last? Kes seisab lapse õiguste eest? Mulle väga meeldis selle nädala Pealtnägija, ma nüüd tsiteerin, kuidas algas siis hooldusõigust käsitlev teemakajastus. Ajakirjandus käsitleb hooldusõigusvaidlusi väga erandlikel ja ülekaaluka avaliku huvi juhtudel. Me väga loodame, et see tegelikult nii ka on ja nii ka jääb. Et ei ole nii, et see laps on selle ema ja isa ja ajakirjaniku vaidluse vahel ja kui on vaja seda last või tema olemust kuidagi kajastada, siis peaks seda tegema ikkagi nii, et laps ei oleks äratuntav. No alati võib ju küsida ka seda, et kui me räägime siin avalikust huvist, et meie poliitikud on kõik avaliku elu tegelased, aga kas avaliku elu tegelased on ka poliitikute lapsed? Kui me kirjutame korruptsioonilugu ühest poliitikust ja tema korruptsiooniloost, ja me paneme illustreerivaks pildiks selle, kuidas ametiautost astuvad kooli ees välja selle poliitiku lapsed, siis kas see annab sellele artiklile sisu juurde või tahetakse lihtsalt vürtsitada seda lugu? Ja minu meelest need on need küsimused, mida peaks ka ajakirjanik endale esitama, enne kui ta selle loo päris trükki laseb. Laste vanused, laste nimed, artikli kõrval, ärge palun pange neid. Ei ole abi ka sellest, kui toimetus siis kirjutades toimetusele, paludes siis muuta laste nimed ja võtta ära vanused, öeldakse, et me tegime seda, et kui nüüd järgmiste aastate jooksul keegi seda lugu otsib, siis ei ole see inimene äratuntav, aga lugu on olnud viimase nädala top lugude hulgas koos lapse õige vanuse ja nimega. Ja kas see nime vahetamine ka tegelikult nagu aitab, sest Eesti kogukond on nii väike, eriti kui veel väikeses asulas toimub midagi, mis leiab kajastamist üleriigilises meedias. Ma muidugi ütlen ka seda, et ka maakonnameedia on väga oluline siin koha peal, et me ei saa nagu seda joont tõmmata, eks ju. Ka maakonnameedia on väga oluline ja ka sealt on see äratuntavas võib-olla veelgi kergemini üle toodud. Ja samamoodi
kui Tuuli-Britt juba ütles, et me ei saa anda välja infot, mis puudutab sellist otsest kaasust, siis on meile tulnud näiteks ajakirjaniku küsimus, et kas te kinnitate, et see ja see isa on käitunud agressiivselt, äkki te toote mingi juhuse, kus teile see info on jõudnud, kas ta on öelnud oma abikaasale kehvasti, kinnitage meie sõnu. Elu sees ei saa ükski ametnik, ükski lastekaitsetöötaja, Sotsiaalkindlustusameti töötaja, mitte keegi ajakirjanikule anda sellist kinnitust või ausalt öeldes isegi nagu vastata sellistele küsimustele, et tänan kirjutamise eest on ainus ja öeldagi seda, et me ei kommenteeri konkreetseid lugusid, eks. Nii et neid külgi, mida tegelikult me peame kõik vaatama, mitte ainult ajakirjanikud, vaid ka meie lastekaitsetöötajaid on väga palju ja me oleme siia välja toonud nüüd mõningad lood. Me ei hakka neid artikleid avama, teil on pärast hiljem selleks võimalus, aga võib-olla siis lihtsalt natukene vaadata, et kuidas siis nagu seda privaatsust hoida. Et meil on välja toodud 2 lugu, mis puudutavad siis mõlemad sellist ikkagi nagu lastega seotud teemad, kus on käsitlemisel emotsioonid ja kus siis esimesel juhul on selle noormehe kirjeldus selline, et ta on, artikkel on pärit aastast 2015, nii et selles mõttes on hea tagasi vaadata. 14-aastane noormees, kes elab koos ema, kasuisa ja 3 õega Harjumaal Nissi vallas. Mõtleme aasta 2015, ma arvan, et Nissi vallas oli tol hetkel äkki 2 kooli, Turba ja Nissi kool. Tegemist on suure perega, eks ju. Kui on 1 poeg, 3 tütart, tegemist on kasuisaga, ehk et öelge mulle, kui kiiresti oli võimalik see pere tegelikult selles väikeses kohas tuvastada. Ma arvan, et selleks ei kulunud üldse palju aega. Kus me väga nagu tahame tänada ajakirjandust, on enesetappude kajastamine. Et see on hästi valus teema meile kõigile. Ja see on väga tundlik teema ja siin on tõesti ajakirjanikud väga hästi rääkinud õnnetusjuhtumitest, pikaajalistest haigustest ja ma arvan, et me kõik mõistame, et see väga selgelt lahti räägitud lugu on järgmise lapse päästik. Nii et ma loodan, et ka selles vallas meie koostöö jätkub. Ja veel üks teema, mida tahaks küsida, üks on see, kui ajakirjandusväljaanded omavahel hakkavad siis ühte ja sama teema käsitlemist või süüdlast otsima, eks. Nii nagu on meil ka üks näide välja toodud. Aga mis saab veel siis, kui lisaks sellele saab sellest loost ka poliitiline võitlus, poliitiline kemplus seal kohapeal, selles omavalitsuses, kuhu tegelikult kaasatakse ka nime ja ametinimetusega lastekaitsetöötaja. Ja siis ma tahaks küsida, kui kergesti läks sellel omavalitsusel lasteabitöötaja konkursil, lastekaitsetöötaja konkursil, mida nad olid sunnitud välja kuulutama, kui kergesti nad leidsid uue lastekaitsetöötaja? Laps ja lastekaitse, kes kaitseb last kõige selle keskel. Ja siis on veel järelmõjud. Mis saab nendest noortest ja nendest lastest siis, kui see lugu on ilmunud? Kui me oleme kogu pere rivistanud kaamera ette, kõik istuvad kõrvuti, kõik on äratuntavad, perenimed, laste vanused, kõik on olemas, me aitame neid. Ja siis me kirjutame aasta pärast sellest, kuidas saate poolt korda tehtud maja läheb laenukatteks. Midagi on juhtunud lapsevanematega ja nii edasi ja nii edasi. Kas julgeb veel selle pere laps järgmisel korral meie poole pöörduda abi saamiseks? Ja veel järelmõjud. Üks nendest negatiivne, teine positiivne. Siin paar kuud tagasi oli Eesti telemaastikul või siis ühel telekanalil seriaal 10/10. Siin ma julgen küll selle seriaali välja öelda, kus seriaali jooksul siis ühe episoodi käigus sooritas
noor tüdruk enesetapu. Ja ma nüüd ütlen teile, et nädal hiljem helistati meile lasteabisse samasuguse suitsiidi katsega. Kas me peame näitama selliseid asju noortele, kusjuures tegemist oli ka seriaaliga, mis läks eetrisse sellel ajal, kui noored televiisorit vaatasid. Aga teine väga positiivne koostöö Pealtnägijaga, kus meie lastemaja tegemistest räägiti ja kus nende päevade jooksul pöördumiste arv, just nimelt seda teemat puudutavate pöördumiste arv kasvas. Inimesed ütlesidki, me vaatasime saadet, ma vaatasin saadet ja ma mõtlesin, et on aeg sellest rääkida. Ma vaatasin saadet ja ma mõtlesin, et ma helistan ja räägin. Nii et meie tööl teiega on tagajärjed. Olgu see Rahvusringhäälingu eetris olev populaarne saade või olgu selleks maakonnalehes või vallalehes väike artikkel. Kõik, mis me kirjutame, kõik jätab jälje. Ja nii nagu me ikka ütleme, Google mäletab ka kõike. Nii et ikka meeldivat koostööd nende lugude tegemisel tahame me teile kõigile soovida. Jah, ja Heli tõi väga kenasti siia lõppu selle näite, mis just hiljaaegu näitas väga ilmekalt, kuivõrd suured tagajärjed tegelikult võivad olla nendel lugudel ja kuivõrd oluline on nende peale mõelda. Aga võib-olla, et see kõige negatiivsem asi siia lõppu niimoodi ainult lipulaevaks ei jää, siis toome lihtsalt kokkuvõtvalt välja need olulised punktid veel kord. Ehk siis lastekaitsetöötaja oma töös seisab laste õiguste ja heaolu eest. Ka siis, kui lugu jõuab meediasse, ka siis, kui lugu on jõudnud meediasse võib-olla ühepoolselt, kus lastekaitsetöötaja justkui on seal avalikkuse silmis patuoinas, ka siis seisab tema laste õiguste ja heaolu eest. Ning oluline on siis meenutada seda, et seesama lastekaitsetöötaja, kes võib olla selle ühepoolse loo põhjal on justkui teinud mingit suurt ülekohut või mida iganes, siis juhtumid on kõik erinevad. Inimesed on erinevad nendes juhtumites, töötajad on erinevad, aga enamasti reeglina seesama lastekaitsetöötaja lähtub nendest samadest põhimõtetest, mis siin ettekande alguses välja toodud sai. Seisab lapse õiguste ja heaolu eest, püüab saada tervikpilti lapse olukorrast, kaasab teisi vajalikke spetsialiste endaga koostööle ja nii edasi. Lapsi puudutavates otsustes tuleb esikohale seada laste huvid, nagu Andres Aru tänase päeva esimeses ettekandes korduvalt toonitas. Seda on oluline teha ka meediaväljaannete puhul. Konflikti sisaldavate negatiivsete lastekaitselugude arutamine meedias enamasti reeglina ei ole lapse huvides, eriti kui on oht, et laps võib olla mis tahes moel äratuntav. Ja nagu Heli põhjalikult käsitles, siis lapse heaolu kaalub reeglina üle avaliku huvi. Ning oluline on mõelda, mis saab lugude tegelastest pärast meediakajastust, pärast seda, kui selle lapse lugu on olnud eetris. Mis saab temast peale seda, kui ajakirjanikud või ajakirjandus laiemalt meedia lõpetab nende väljaannete tootmise, aga tema elab oma elus edasi. Ja ka veel laiemalt, kuidas mõjutab tänane lastekaitse lugu, võib-olla üksikkaasus, negatiivne, võib-olla vürtsitatud ja ühepoolne, kui see niimoodi läheb hiljem, homme, teise abivajava lapse abi saamist. Aga lastekaitse lugu meedias võib mõjutada ka positiivselt laste ja perede abi saamist, kui seda teha koostöös ja positiivses võtmes. Lastekaitsetöötajad on huvitatud, et nende tööd meedias kajastatakse. Aga nad on huvitatud, et seda tehakse positiivselt ja ka, ütleme, tõsieluliselt. Nii nagu päriselt see on ja sellises võtmes, mida saab välja tuua.
jah, kuulates ära ka mõlemad osapooled, mitte lähtuda ühe vanema huvidest, eks ju, ja ka mõelda just ennekõike, et kuidas ja kas üldse on mõtet seda või kuidas seda last kaasata. Ja ka tegelikult neid abivajajatele mõeldud saateid saab ju teha väga hästi, et näitame lapsi nende loomulikus keskkonnas, näitame, kuidas nad seal koduõuel mängivad, olgu nende näod siis hajutatud, eks, et me ei pea neid lapsi ju sealt lugudest välja jätma või et näiteks, et kas ei tohiks siis üldse hooldusõiguse lugusid kajastada ja vastupidi, loomulikult peab ja tõesti selle nädala pealtnägija näide oli väga hea, eks, et aga kajastama peab nii, et see laps ei kannataks, sest ikkagi jõuavad meediasse või avalikkuse ette need lood, kus vanemad on omavahel tülijalal ja siis ongi see laps või lapsed selle kõige keskel ja kes siis neid kaitseb? Just. Ja kui sa tunned ajakirjanikuna näiteks, et sa vajad tuge hindamisel, kas lugu on lapse huvidega kooskõlas, siis julgelt võib pöörduda lasteabisse 116 111 või ka näiteks kohalikku omavalitsusse, millist piirkonda see lugu puudutab ja arutada esmalt, kuidas teha koostööd. Ja siin oleme välja toonud ka põgusalt lugemismaterjali, mida samamoodi me siin praegu linkima lahti ei hakka, aga kus on häid näiteid ja ülevaateid erinevatest nii-öelda võimalustest siis neid lugusid kajastada. Kõigepealt ÜRO lapse õiguste konventsioon, millest Andres Aru täna hommikul pikemalt rääkis, siis lastekaitse ja andmekaitse teemaline artikkel Sotsiaaltöö ajakirjast annab ülevaate sellest, mis saab, kui laste lähedased soovivad lastekaitsetöötaja asemel teha teinekord koostööd meedia ja avalikkusega. Kaamerate juhend, hiljuti välja töötatud juhend Andmekaitse Inspektsiooni poolt, millest Heli ennem täpsemalt rääkis. Siis hea kolleeg Sotsiaalkindlustusametist on teinud oma magistritöö teemal laste meediast kajastamisel hooldusõiguste vaidluste raames, et seal on väga häid noppeid, leiavad ka ajakirjanikud, et mida tähele panna nende lugude puhul. Ja juhis lastekaitsetöötajatele nendel teemadel ning Sotsiaalministeeriumi juhis suitsiidiga seonduvate juhtumite kajastamiseks, et tasub heita pilku. Aga aitäh meie poolt! Aitäh! Just nii. Ja nüüd siis meil oligi nii huvitav ka endal kuulata siit, et tõesti väga-väga hea esitlus oli see. Seda näitab ka kindlasti see, kui palju meil teile nüüd küsimusi on. Esimene küsimus kõlab niimoodi. Kui laps on teinud midagi väära alaealisena ja nüüd täisealisena kahetseb seda, aga jälg on temast siiski meedias maas ning ta ei saa seetõttu eluga edasi minna, siis kuidas kaitsta seda noorukit? Google mäletab kõike, nagu me ütleme, eks? Jah, Google mäletab kõike ja tegelikult ongi siis võimalik pöörduda selle meediaväljaande poole. Just. Või Andmekaitse Inspektsiooni poole, kui esimesest lahendusest kasu ei ole ja eks see inimene siis saabki teha kõik endast oleneva, et seda materjali eemaldada, aga garanteerida ei saa kunagi, et seda jälge sinu Google'sse sellisel kujul ei jää, et seetõttu ongi väga-väga oluline nagu pöörata tähelepanu sellele, mis kõik sinna meediasse jõuab üldse. Ja ka pildid, eks, et kui ka pildid liiguvad samamoodi, ka sotsiaalmeedias saab ju paluda eemaldada, aga see kõik võib võtta aega, see ei pruugi saada positiivset vastust, nii et ega 100% garantiid kahjuks ei saa sellele noorele anda, et see jälg sealt kaob, aga küll on olemas tõesti aitajaid, kellega koostöös pingutada, et võimalikult palju sellest jäljest siis kaotada. Ja järgmine küsimus. Vahel juhtub nii, et ajakirjanik teeb kõik endast oleneva, et laps ei oleks äratuntav, aga siis keegi vilepuhuja, kohalik annab selle välja näiteks kommentaarides Facebookis ja nii edasi. Kuidas siis toimida? Eks tegelikult alustame võib-olla sellest, et on oluline juba lugu tehes keskenduda sellele, et ka kohalik ei saaks aru, millisest lapsest lugu käib, et nagu me ennem ka korduvalt Heliga mõlemad toonitasime, et kui on vähemgi kahtlus, et laps võib olla äratuntav,
siis järelikult ei ole juba see okei. Et järelikult tuleb midagi veel mõelda. No siis tuleb kohe pöörduda, eks, et kui Just. ikkagi seda lugu kohe alguses lugedes on ka mõnel kohalikul, seal on ikkagi, jääb see mulje, et aga see laps on ju tegelikult äratuntav, eks, et mina küll ei ütle, aga noh, ma tean, et me tunneme ära, siis pöörduda ikkagi kohe selle meediaväljaande poole ja kirjutada, et noh, et tõesti, või siis noh, kas või ka meile, eks ju, pöörduda laste abisse, noh, sest laps on tegelikult, eks ju, on ju vajab abi, sest lapse, no keegi peab aitama, sest kui see välja tuleb, siis nii nagu me rääkisime, eks, et sellele võib järgneda koolikius ja mis iganes veel. Et siis ikkagi meediaväljaande poole pöörduda ja kirjutadagi just nimelt, et noh, et kas või siis see, mis on need viited selles artiklis, mis teevad selle lapse ära tuntavaks. Ehk siis esimesel võimalusel võtta ühendust, et need materjalid sealt saaks ära kaotatud sellisel kujul. Ajakirjanikuga, toimetuse juhiga, eks ju, päevatoimetajaga, et ajakirjandusväljaannete kodulehtedel on väga palju seda infot läbi mille edastada. jah, ja küsime siis ka võib-olla sellise küsimuse veel siia juurde, et ma kuulasin enne, kuidas te rääkisite, siis te väga palju tõite just seda välja, et enamasti, et see ei ole alati nii, et erand kinnitab reeglit, et kuigi jääb kõlama, et laste või lastega seotud juhtumite kajastamine on juba eos hukule määratud, siis kas on ka näiteid, kuidas mõne juhtumi kajastamine on nii-öelda päästnud lapse või pereelu? Ei, ma ikka alguses ütlesin, et enamus lood on ikkagi väga positiivsed ja tegelikult, eks on aidanud lapsi ja lapsevanemaid, aga me tõesti tõime ikkagi täna välja need mõned tilgad, tõrvatilgad selles meepotis, et ma olen täiesti kindel, et need samad suitsiididega seotud lood, kus ei ole kirjutatud detailselt lahti, on päästnud nii mõnegi noore elu. Ma olen täiesti kindel, et see Pealtnägija saade, millel järgnesid meie lasteabi telefonile ja ka lastemaja infotelefonile kõned, on päästnud mitmed lapsed edasisest väärkohtlemisest. Ma olen täiesti kindel, et ka sellised võib-olla kõige kurioossemad lood, mis võib-olla tunduvad, et kahjustavad laste huvi, aga nendest õpivad teised lapsevanemad, kes võib-olla mõtlevad ka, kas tulla teemaga meediasse või mitte. Ja kui nad otsustavad seda lugu vaadates, et ei, katsume ikka ilma hakkama saada, siis tegelikult see on jällegi tulnud abiks ja päästnud seda last. Ja täiesti nõus Eliga, et mida me soovisime toonitada oli see, et enamasti ei ole see siis mõistlik teha, kui see on niisugune konfliktne üksik lastekaitse lugu, võib-olla vürtsitatud, negatiivne ja on oht, et laps on äratuntav sealt mingilgi moel, et siis ei ole seda mõistlik teha. Aga see Pealtnägija näide oli väga hea näide. Aitäh teile! Aitäh! Aitäh!